Tere, mina olen Rainer Lipand. Ja mina olen Ville Küüsila. Vaatame, kuidas järvel rada mängitakse. Ville läheb esimesel rajal, see on 80 meetrit ja OB-s ei ole. Kuidas käitud? Mina viskasin siis Raptorit ja vise oli hea, aga tahtsin natuke rohkem annukat ja jäi sinna kuskile poole fairway peale. Nüüd siis lähenesin Shoniga lihtsalt alla, korvialune oli päris jäine, nii et pidin ketta varem maandama panema. Ja 3 on esimeselt rajalt, ma arvan täitsa okei. Nii, teine rada on tohtlikum rada, pikk par 3, vasakul ja taga on OB. Mis teed? Viskan siis Force'iga ja lihtsalt panen Haiseriga teele ja vaatan, kui kaugele jõuan ja mängin siis üldjuhul 3-ks. Nii. Ja siit siis ka lähenemine on siis sellel rajal päris keeruline, kuna puud on üpriski tihedalt ja pead sinna sisse saama selle lähenemise, et oleks putt olemas. Ja täitsa hea sooritus oli. Ja putt on ka sees, nii et No parrid, 3. rada, Mandost tuleb minna paremalt, OB-si pole. Mina viskan siis siin ESP Pulssi, võib-olla mitte väga tuntud ketas, aga mulle ta väga meeldib. On siis selline ülestabiilne kiirus 11 driver ja saab sealt ilusa skipi ja maandub kuskil siis 3 meetri peal. See läks päris hästi ja -1 on ilusti tabelis. Nii, 4. rada on meil siis siuke sotine ja kuidas käitud? Üpriski selline par 3, kus ma üldjuhul tahaks saada birdit, kui saada siis tagant käiv ise kergelt üle minema. Viskan siis set trackerit ja vise on taaskord väga hea, aga natuke vara hakkas tagasi tulema ja siis kikkis metsa. Nii et ketta viga. Ei tea, no nii, aga nüüd on siuke päris veel vastik koht. Lähenemine on olemas, käpp on täitsa selline, et võiks ju alla saada, aga jätsin selle natuke pehmeks ja tuli õnnetu roll ka. Ja, see on ohtlik värk. Nüüd olen kuskil, ma arvan, 12 meetri peal. Annab väikse ranni ja selle jää peal ei ole see ranni värk ka väga mõnus ja eriti veel siuke annuka värk. Paremakäelisel saaks natuke riputada, aga sa pead veel mingi annukaid tegema ja et läks sealt alarauast, hüppas sealt välja. Nüüd olen veel vise ja nüüd kuskil 4 peal ja putin paugit. Kaugemale. No nii, tagasi nullis ikkagi ei ole nii lihtne see. Par 5 ei ole, par 3 on see 5. rada. Mida viskad siin, suur kaal? Viskasin Titanium Undertakerit siis mu kõige laiem fairway kotis, et hakkaks hõljuma sinna. Ja läks natuke seest ja kõrgelt, et jäi sinna kuhugi. Ei jõudnud päris kohale ikkagi, jah? Äkki on kuskil 16-17 meetrit. Aga sina muidu saad sealt tegelikult alla ka, eks ju? Jaa, olen ikka saanud pikaks ka panda. Just. Paremakäelisel jah, seal on eeskäega raskem, kuna kitsam liikumine. Nii, aga par 3 on see 6. rada väga vastik. Mida sa siin viskad siin? Viskan enda Jawbreaker Challenger OS-i, väga sirge putter, aga läks natuke vara käest lahti, aga jõudis sealt läbi kuskile 13 meetri peal umbes. Päris õnnelik nagu selles mõttes, et siiamaani välja tulla, siin on par praktiliselt olemas, kui just mingit putirallit ei tule ja väike võib-olla üritus. Korvialune on taaskord jääs, nii et aga ma ründan enamasti kõiki putte, nii et läksin ka seda ilusti ründama ja läks 10-sse. No näed, ja üks kõige raskem rada siin, par 327 meetrit. Viskan enda set force'in siis forega, proovin, et läheks natuke üle, tuleks tagasi ja mängingi niimoodi, et saaks lihtsalt palju distantsi ja oleks võimalikult lühike lähenemine. Päris kaugele said siia sellesse väiksesse lagedasse auku nagu siit? Kuskil 30-35 minna. Viskan enda ESP zone'i, mis on siis natuke kangem kui mu Crystal Zone Haiseriga ja täitsa sul on ESP kangem kui Crystal, jah. Ja täitsa 2 meetri peal ja 3 on väga hea, siit sa saad enamuselt punkte. No 8. rajal on Mando on siin, millest tuleb mängida kindlasti paremalt. Kuidas sa mängid seda? Siin on täpselt sama gameplan, mis eelmisel siis. Sama force, kerges annukas ja samamoodi mängin võimalikult palju distantsi tahan saada ja siis vaadata edasi, mis teha saab. Ilusti keerab lõpus vasakule nagu ennemgi. Ja mulle seal vasakul pigem meeldib olla, sest seal on üpriski hõre, alati leiab mingi käpi,
praegu muidugi nüüd tundub , mõtlen et sa otsid siin käppi , jah ? et mida teha ja kuidas on kõige parem see mõte ja otsustan siis minna sealt vasakult laias käpist eest üle minevat viskama jällegi nagu vasakukäelise eelis , et saad sinna astuda vasakule rohkem ja nagu rohkem ruumi , paremakäelisel on sealt raske nagu . ja viskasin siis trackerit väga terava Anheuser nurga peal alt välja nägi , paistis korvi all hüppes ja . läks seal kuskil 6-7 pikaks ja ja siin birdit puttida on muidugi väga hea alati on , see 6, 7, 8 ma räägin , on rasked rajad , ma olen kõigile seda rääkinud ja sul on praegu siin väga hästi siiamaani tulnud ja praegu on võimalus võtta veel üks birdie ja minna -2 peale kokku . ja sain täitsa tehtud . puti keskele ja no see oli hea , vaata sul ei olnud jääd ka jalgade all , et hea oli puttida siin on jah korvialune on täitsa 9 rada on nagu kõige lihtsam rada tõenäoliselt , kuigi väike vastutuul võis olla , seal taga on OB , mis sa teed ? viskan siin Raptorit Foreiseriga et ei hakka kangutama siin neid midareid ega puttereid et pigem mängida rahulikult siis fairway driverit ja kontrollida seda viset paremini ja kontrollitud just , ei pea puttima . väike siuke pingevaba . frontax on läbi ja -3 on siit väga hea maha tulla jah , nii on . 10 rada OB-s ei ole , aga vaja tabada käppi , millega tabad ? viskan taaskord Raptoriga proovin siis visata väikse annuka all välja ja vise tuli tegelikult päris okei et üllatavalt palju läks üle aga olen seal kuskil 13 meetri peal võib-olla nojah , 12 meetri peal seekord vähe jäisem jalgade alune , aga nagu sa ütlesid , tuleb runnida . lähen taaskord ründama ja tabasin ketti ja läks kuskile 6-7 peale et siit videopildist ei tundu et ta on nii kaugel aga kett iseenesest tavaliselt peaks hoo maha võtma , aga siin on nii jäine , et ikkagi ta ikkagi läheb kuhugi . et nüüd on siis väike tester jalgade all on jää ja siit tuli siis väike jällegi ketid , juhtus see , mis juhtub ja see on see kurikuulus putiralli värk ja kui nüüd veel mööda läheks , siis see ikka tapaks täitsa ära . aga nüüd sain sisse ja Põugi . -2 peal siis no nii , vasakukäelisele võiks rada meeldida , eks ju , on paremal korvi juures , kuidas viskad ? viskan siin praegu siis sellist ketast nagu Set Swirl Nebula mis on Oho. siis ülestabiilne keskmaa et muidu viskan siin zone'i aga praegu tahtsin siis demonstreerida ka selle kettaviset aga läksin õrnalt viskama ja annuka asemel tuli Heiserit ja no ma pole sellest nebulast isegi täitsa , ma pole visanudki seda , ma olen kuulnud küll , aga kus sa said siukse nebula ? Soomes sain see on Letchestoni mingi värk jah ? ja just , ja just , siit just . siis jump putiga alla ja kuskil ma oleks tahtnud ikka birdit siit rajata , aga näed , ja muidu viskan siin zone'iga ja üldjuhul olekski visanud aga okei väike demonstratsioon pidi ka olema jah . no nii , 12 rada , OB-s ei ole , aga mitu erinevat laine on . jaa tegelikult ei ole väga keeruline rada viskan siin jällegi siis enda Set Raptorit see on siis kõige jäisem tiiala et mulle meeldib alati võtta maksimaalne see sealt tiialalt see hoovõtt ja läks natuke madalaks sinna alla auku jah , et seal ei olegi varem olnud nüüd on päris keeruline koht kus siis scramblida see parr ära jah , siin oleks seda pikkust vaja , et saaks rohkem , aga noh , vahet ei ole , kui ikkagi touch on olemas , siis sinna korvi alla ta maandub . ja väike foreannukas siis Crystal Zone'iga ja opa , nägid . saime ühe argputiga sisse nii , 13 rada , par 4 , OB-si küll ei ole , aga see on see , kus esimene vise tuleb teha siuke võimalikult täpne , et oleks teisel midagi teha . lähen siis viskama enda kõige lahjemat force'i võib-olla hästi väikses annukas välja kuna see on päris mulle lahja juba ja mängin siis jällegi et võimalikult palju distantsi saada aga mingi mätas võttis ära oleks rohkem üle läinud siis oleks jõudnud päris kaugele no päris lähedal ikkagi . nüüd siis teen enda kõige nõrgemat külge mängus on siis tagantki lähenemine seda on näha siit viskest et see on mu kõige nõrgem külg jah , tuli nii . nüüd muidu oleks ilmselt forega lähenenud aga pidi näitama loogilist joont siis et jah , oleks arusaadav nüüd siis kuskilt 5 pealt parr tuleb paar võtta jah . no 88 meetrit ja jällegi tunnel . et üldjuhul viskan siis siin keskmaad praegu läksin siis fairway'ga proovisin natuke õrnemalt visata ja läks hästi natukene liiga vasakule ja kikkis jällegi metsa halb ei olnud jah , aga näed . siit on siis juba päris keeruline puid on päris palju
väga raske on leida loogilist joont nii parema kui vasakukäelisel, ma ütleksin. nii see on. ja noh, Et- siin ongi arutelu käib. võtan siis enda set drone'i, mis on siis ülestabiilne keskmaa, proovin visata ta sinna paremale metsa vahele, et ta sealt feidiks korvi alla. jah, see on natuke niuke lootusega, jah, et sai selle ja- puu ja kõigis siis. juhtus see, mida sa ei oleks tahtnud, eks ju. ja olen siin kuskil, ma arvan, et kuskil 20 peal. ja nüüd siis kaamera meil juhtus õnnetus ja vot sinna see vise nagu jäi seisma, aga näed, nüüd te nägite, kuhu kukkus. et puttisin ära Parr putis ära. et lihtne parr siis sellelt realt. nii, parr 4, Mandost tuleb mööda saada. viskan jällegi drooniga siis Yes. kerge annukaga Mando peale ja mängingi sinna platsi peale, et sealt oleks lihtne lähenemine. kui teha 2 lihtsat viset, ongi lihtne rada, aga noh, neid tuleb ära aga teha. alati ei pruugi see esimene visi õnnestuda. Esp zone jälle, jah. ESP zone võib-olla jäi natuke lühikeseks, aga 3 pealt võiks ju siiski hakkama saada. jah, natuke äärde, aga nii, 16. natuke on parema loo B, aga muidu mida viskad? viskan siis enda lahjat force'i. nüüd näete, et see on ikkagi väike vastutuul. väike vastutuul oli, aga jõudis täitsa kaugele, et oleks tagasi tulnud, siis oleks ilmselt juba putil olnud. nüüd on siis väike lähenemine, korvialune oli taas kord jääs ja nagu näha, siis täitsa libisen seal. nalja ei ole nendega jah, et see lähedalt vise tuleb ka maksimum keskendumine teha, et mitte eksida. jah, putis on sisse ja 17, 92 meetrit, seal on Mando, mida nüüd siit ei näinud, aga näed siin ühe kase peal ta on, paned viskan enda Punisheri siis, Punisheri, mis on siis mul ka selline laiemapoolsem driver ja tegelikult vise oli väga hea, aga seal selle kaseoks, mis seal fairway keskel on, lükkas sinna vasakule ja jah. nüüd on siis siin päris keeruline. jällegi jah, saad siukest scramble'i asju näidata inimestele, kus Ville Kivisele tavaliselt ei käi, aga näed. vahepeal ikka saad. jälle drone on saanud nüüd armsaks mitu rada järjest. jah, ma proovin siin, algul mõtlesin Haiseriga läheneda, siis mõtlesin siiski otse peale minna ja läks sealt taha kraavi ja maapind kadus alt ära Seda ei oleks kuskil tahtnud, 13 meetri peal. jäi õljuma. ja siit siis proovin päästa enda parri ja katse oli väga hea Kuulbet püüdis kinni. ja natuke kõrgeks jäi ja nüüd on siis üks rada mängida ja seis on -2. jah, ja 18 on siis 105 meetrit, natuke läheb alla ka lõpus. ja viskan siis enda kõige lahemat fairway'd Undertakerit jällegi ja proovin visata sinna paremale ja natuke madalaks jäi, aga seal on väike langus ilusti võtab õljuma vasakule. ja lõpetab seal kuskil 3 meetri peal no see on väga okei. ja puttisin ära ja seis jäi -3. no palju õnne sulle siis. täitsa tavaline ring siuke. Davai, kõike paremat.